2013. aastal maksti keskkonnavaldkonnas toetusteks välja 170 miljonit eurot Euroopa Liidu struktuurtoetuste raha, millest 129 miljonit oli suunatud veemajanduse arendamiseks. Puhas ja kvaliteetne joogivesi ning toimiv kanalisatsioon on oluline osa inimeste igapäevasest elukvaliteedist. Ilma Euroopa Liidu abita poleks Eestil kuidagi olnud võimalik nii kiiresti ja nii palju veemajandusse panustada. Jätkatakse veeprojektidesse investeerimist ka just alanud Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil. Mina tuletaksin meelde, et tegemist on suure veemajandusalase infrastruktuurse projektiga, mis on suunatud elukeskkonna kvaliteedi tõstmisele. Projekt hõlmab projekti piirkond, hõlmab Kohtla-Järve linna, nii Järve kui ka Ahtme linna osa, Jõhvi valda ja Püssi linna. Antud projekti piirkonnas oluliselt parandatakse ja laiendatakse olemasolev veemajandusalane infrastruktuur. Projekti toetab Euroopa Liit Ühtekuuluvusfondi finantsinstrumendi kaudu. Projekti kaasfinantseerijateks on Järve biopuhastus, Kohtla-Järve linn ja Jõhvi vald. Kõik koos toetavad nad projekti 23% ulatuses. Antud infrastruktuurset projekti võiks tinglikult jaotada kaheks etapiks. Esimese etapi jooksul oluliselt parandatakse ja laiendatakse olemasolevaid veehaardeid, kaasa arvatud Kutna-Vasaveri veehaaret, niinimetatud lõunaveehaaret Kohtla-Järve Järvelinna osas ja olemasolevad Ahtme veehaaret. Samuti selle esimese etapi jooksul ehitatakse magistraaltorustike süsteem, mille kaudu joogivett edastatakse nendele asulatele, kus asuvad joogivee lõpptarbijad. Esimene etapp hõlmab ka olemasolevate veetöötlusjaamade rekonstrueerimist ja uue veetöötlusjaama ehitust Ahtme linna osas Kohtla-Järvel. Kõik ette nähtud esimese etapi jooksul ette nähtud tööd on teostatud, välja arvatud Püssi veetöötlusjaam, kus tööd on jõudnud oma lõpufaasi ja nendega lõpetatakse samuti eelseisvate kuude jooksul. Teine etapp on suunatud jaotusvõrkude rekonstrueerimisele Jõhvi vallas, Kohtla-Järve linnas, Ahtme ja Järve linna osades ning Püssi linnas. Selles osas projekti tööde edenemine on ligikaudu 95%, mis sisult tähendab seda, et Püssi linnas ja Jõhvi vallas on tööd teostatud 100%. Kohtla-Järve linnas, Ahtme linna osas on kõik tööd teostatud, eks on ehitatud, täpsemalt rekonstrueeritud ligikaudu 25 kilomeetrit joogiveetorustikku. Teostamata on vaid väga piiratud mahus taastamistööd, ehk siis asfaltkatte taastamine ja haljastuse taastamine. Nende tööde lõpetamine on ette nähtud selle aasta kevadel, siis kui seda võimaldavad ilmastikutingimused. Järvelinna osas on torustike ehitus lõpetatud ligikaudu 95% ulatuses, on ehitamata vaid mõned üksikud lõigud. Neid lõpetatakse
eelseisva kvartali jooksul. Järvelinna osas on samuti laiem teostamata taastamistööde maht. Nimelt kevadel teostatakse asfaltkatendite taastamist ja haljastuse taastamist ulatuses ligikaudu 10% kõikidest ette nähtud töödest. Järvelinna osas rekonstrueeriti samuti ligikaudu 25 kilomeetrit jaotusturustikke. Millised tegevused veel tulevad selle projekti lõpuni? Tuletaks meelde, et selle projekti lõpetamisaeg on käesoleva aasta lõpeks, siis 31. detsember aasta 2014 ja projekti lõpuni on ette nähtud veel ühe ehitushanke väljakuulutamine, ühe ehituslepingu sõlmimine. Selle ehituslepingu raames ehitatakse veel ligikaudu 10 kilomeetrit joogivee torustikku Ahtme ja Järvelinna osas, aga ulatuslikud ehitustööd on sisuliselt lõpetatud ja see eelseisev ehitustegevus ta juba ei häiri elanikkonda ja teiste infrastruktuursete ettevõtete tegevust selles ulatuses, nagu ta häiris läinud aastate jooksul. Samuti projekti lõpuni järvebiopuhastus soetab ka eritehnikat, mis on vajalik ehitatud infrastruktuuri hoolduseks ja omandab endale ka vajaliku tarkvara, nii nimetatud geoinfosüsteemi, mis on samuti vajalik selle ehitatud infrastruktuuri hooldamiseks kaasaegsel tasemel. Eesmärgiks on tagada Kohtla-Järve Sompa linnaosa elanike varustamine kvaliteetse joogiveega. Projekteerimine on jagatud 2 osaks. Esimene etapp nägi ette Sompa linnaosa puurkaevu pumpla, veetöötlusjaama projekteerimis- ja ehitustööd. Projekti raames rekonstrueeriti amortiseerunud veetöötlussõlmed, muuhulgas rajati uus puurkaev ning paigaldati veetöötlusseadmed, et tagada joogivee nõuetele vastavus ülejäänud näitajate osas. Teine etapp aga näeb ette Sompa linnaosa peatorustike projekteerimis- ja ehitustööd. Eelmisel nädalal Kohtla-Järve linnavalitsuse istungil oli antud ehitusluba joogitrasside ehitamiseks Sompa linna osas Luha, Põik ja Videviku tänavatel. Kokku on natukene üle 200 meetri joogivee trasside ehitamist. See on juba teine etapp, mis puudutab joogivee rekonstrueerimist Sompa linna osas ja ütleme, et see on teise etapi esimene osa. Tellijaks on järvebiopuhastus ja teostatakse neid töid nii linna kaasfinantseerimisel kui ka KIK-i kaasfinantseerimisel. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus korraldab jaanuaris ja veebruaris teabepäevad keskkonnaprogrammi 2014. aasta esimesest voorust toetuste taotlejatele. Teabepäevad toimuvad Kuressaares, Jõhvis, Tartus, Paides, Pärnus ja Jõgeval. Teabepäevadel antakse ülevaade programmi eesmärkidest ja taotluste hindamise kriteeriumitest. Tutvustatakse õigusraame, jagatakse nõuandeid andmesüsteemi KIKAS kasutamiseks ning selgitatakse, millised on abikõlblikud kulud ja kuidas koostada taotluse eelarvet. Teabepäevi viivad läbi KIK-i maakondlikud spetsialistid, kes on kutsunud taotlemisega seotud teemasid selgitama esindajad just konkreetse maakonna vajadustest lähtuvalt.
Avatud vooru ajal korraldatakse koolitusi ka valdkonniti ja väiksematele gruppidele ning taotlemisega seotud küsimuste puhul tasub nõu ja abi küsida KIK-i maakondlikult spetsialistilt. Täna on palutud siia eelkõige lasteaedade, koolide, aga ka omavalitsuste esindajad, et tutvustada nendele keskkonnateadlikkuse programmi. Keskkonnateadlikkuse programm on, võib öelda, kõige populaarsem, sest et selles esitatakse igal aastal üle Eesti ligi 800 taotlust, Ida-Virumaalt 670 taotlust. Pooled nendest leiavad kindlasti rahastuse, kuid et seda suurusjärku suurendada, siis ongi tänane õppepäev just sel nimel kokku kutsutud, et kuidas kirjutada paremaid projekte, mis saaksid ka rahastuse. Millised on võib-olla ehk kõige sellised, tavapärasemad vead, mida nende projektide taotlemisel tehakse? No kindlasti on eesmärk, mis püstitatakse, et kas üks või teine tegevus on just nimelt keskkonnateadlikkus või on hoopis tihtilugu meelelahutus, vaba aeg. Eelkõige ikkagi rahastatakse projekte, mis on suunatud laste loodusharidusliku tegevuse edendamiseks. Tahaks rõhutada, et KIK rahastab peale keskkonnateadlikkusega projekte, mis on seotud veemajanduse või atmosfääriõhu kaitsega ja need on Ida-Virumaal praegu väga populaarsed ja töös olevad asjad. Nii näiteks valmis hiljaaegu Sompa veepuhastusjaama esimene etapp. Samuti on Toilas valminud Asula veepuhastusjaama esimene etapp. Samuti on valmimas Mäetagusel ja Iisakul uued katlamajad, mis töötavad puiduhakkel, et säästa fossiilseid kütuseid. Aga samamoodi tuntakse huvi hoonet tootmisest välja langenud hoonete lammutamise vastu ja veel muude programmide vastu. Ja nüüd siis nendesse programmidesse saab taotluse esitada kuni 17. veebruarini ja läbi andmesüsteemi KIKAS. Jah, esimene voor on avatud kuni 17. veebruarini ja taotlejaks saavad olla kohalikud omavalitsused, juriidilised isikud. Kahjuks põhjendatult küll ei saa taotleda füüsilised isikud. Taotleda on võimalik 10 valdkonnas: kalandus, majandus, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, keskkonnakorraldus, merekeskkond, maapõu, atmosfääri õhu kaitse ja keskkonnateadlikkus. Peale mõne aastast pausi on otsustanud Reformierakond taaskord kanda kinnitada Narva linnas. Reformierakonna eesmärk on tuua Narva välja niinimetatud taandarengust, kuna linnal on palju potentsiaali. Siht silme ees on otsustanud Reformierakond asutada tegutsema, et muuta narvalaste elu paremaks ja euroopalikumaks. Reformierakond lubas, et roosat mannat nad narvalastele pakkuma ei hakka ja ennast tõestada tuleb ikka läbi oma tegude. Me tahame tõsiselt oma kanda kinnitada ja pakkuda poliitilist konkurentsi olemasolevale võimule, mis on põhiliselt Keskerakond ja natukene ka sotsid on siin. Ja kuna Narva on suuruselt Eesti 3. linn, see on väga oluline Reformierakonnale ja väga oluline riigile. Meie arvates see, mis praegu seal toimub, see on taandareng, see on paigal seismine ja kindlasti ma arvan sellega ei ole rahul ei linna kodanikud, kes seal Narvas elavad, sest ikka see Euroopa linn, mis vajab värskendavust, uut õhku, investeeringuid ja me tulime sinna, et kõike seda hakata realiseerima. Eile valisime siis uut juhti, kes on noorsperspektiivikas Ivan Jegorov, kes hakkab siis suhtlema inimestega ja tegutsema selle nimel, et linn areneks ja Reformierakond saaks oma kõva panust anda sellesse, et me varsti räägiksime suure uhkusega Eesti 3. linnas ehk Narvast. Kõigepealt, mis puudub linna juhtimist, siis see peab olema professionaalne, kaasaegne. Kindlasti ei ole seal kohta korruptsioonile. Me tahame, et läbisaamine riigiga oleks efektiivne ja konstruktiivne, sest see pidev vastaseis ei olnud Narva linna heaks. Pidev tüli riigiga on vähendanud investeeringuid sellesse piirkonda. Kas me võrdleme näiteks Jõhviga, kus on hea näide, kuidas linn võib areneda rasketes tingimustes ja olla kaasaegne linn. Ja ma arvan, et Narva linna elanikud tahavad ka, et oleks nendel hea keskkond, oleks korras teed
oleks korras tänavad, oleks see keskkond, majad, sportimisvõimalused ja nii edasi. Ja kindlasti me oleme väga huvitatud, kuna see on väga huvitaval kohal, ikkagi idanaaber on kõrval, ma arvan, linnal on väga suured ka majanduslikud arenemisvõimalused, kaasates nii välisinvestorid kui kohalikke investorid ja tegelikult huvi on olnud päris suur, aga üheks põhjuseks, miks investeeringuid jäid siiamaani tulemata, on tänu sellele, et ei ole võimalik saavutada normaalset konstruktiivset kontakti Narva juhtkonnaga. Nagu ma ütlesin, et kui töötada, siis töötada tõsiselt ja hästi ja selleks on kõigi alus need inimesed, et praeguse juhtkonna näol on tegelikult esiteks kohalikud inimesed, noored inimesed, kes tahavad olla heas kaasaegses Euroopa linnas ja Reformierakond, nagu ma ütlesin, ta ka peab lugu sellest linnast, on meile Eesti Vabariigile väga tähtis linn ja me teeme kõike selleks, et alustades administratiivsest ressursist ja tegelikult lõpetades, et ma arvan, et see linn vajab ka reaalseid investeeringuid ja reaalseid tegusid, sest neid poliitikuid, kes tulevad ja ainult lubavad, ma arvan, sellest ei jäita. Kohalik inimene on umbusklik, sest igasuguseid jutte on nendele räägitud, aga rahvas tahab konkreetseid tegusid ja meie tahame kanda kinnitada mitte jutuga, mitte lippu lehvimisega, vaid konkreetse jutuga ja konkreetsete tegudega. Kindlasti meie poliitiline ambitsioon, et oma kanda kinnitada, eks ole, poliitiliselt, aga me saame aru, et see ei ole lihtne, kuna viimased paar aastat või isegi rohkem, et Reformierakonda pole seal piirkonnas olnud ja võib-olla maine ei ole kõige parem, aga tuleb tõestada oma tegudega, tuleb näidata, et sa hoolid linnast, sa hoolid linnarahva inimesest ja siis ega see jää märkamata ka linna elanike poolt, sest ma arvan, et poliitiline konkurents on ikkagi väga positiivne, igasugune monopoolne poliitiline olukord on inimestele kahjuks ja kui me suudame pakkuda oma tegudega alternatiive, valikuvariante, siis linlased valivad, keda ta poliitiliselt näeb oma esindajatena. Juba teist aastat korraldab Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus kooli DJ-de festivali. Festivali eesmärk on tuua esile ja realiseerida osalejate loomingulist potentsiaali, omandada uusi oskusi, teadmisi ja kogemusi, tõsta meelelahutusürituste korraldamise tase, anda ja omandada uusi teadmisi tantsu valdkonnas, tutvustada uusi tehnilisi seadmeid ja võimalusi. Tegelikult on kõik alguse saanud sellest, et Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuses töötab meil helitehnikuna nii-öelda Discord DJ Aleksander Ivasjuk, kes on võtnud omale teha kooli DJ-de ringi. See tähendab, et noored poisid või tüdrukud käivad siin, õpivad nii-öelda Discorditeks, saavad altteadmisi helitehnikast, programmide koostamisest, muusikavalikust ja kuna nad juba 3. ja 4. aastat koos käivad, siis eelmisel aastal tekkiski mõte, et nad peavad ju oma oskusi saama kuskil näidata, üksteisega võrrelda ja otsustasime korraldada kooli DJ-de festivali, sest teame, et neid selliseid noori diskoreid on ju Eestimaal veel ja veel, kes oma koolides, oma klubides üritusi korraldavad. Ja kuna eelmisel aastal läks üritus päris kenasti korda, meil olid osalejad väljaspoolt Ida-Virumaalt veel Tartust ja Tallinnast, siis otsustasime, et seda traditsiooni tuleb jätkata. Esmaspäevase seisuga oli end festivalile registreerinud üle 10 osavõtja, kuid kuna ees on veel nädal, siis aega ennast registreerida veel on. Kui eelmisel aastal oli festivali aukülaliseks Erki Sarapuu, siis tänavu on aukülaliseks DJ Dimitri Klink klubist Geneva. Võistlus Utrja dessant meenutab 95 aasta taguseid sündmusi, kui 1919. aasta 17. jaanuaril Eesti meredessandi pataljoni 400 mereväelast ja Soome vabatahtlike pataljoni 600 võitlejad tegid Eesti mereväe alustelt eduka dessandi Utrja randa. Dessandist osa võtnud etendasid olulist osa Narva vabastamisel ja punavääriismetes puhastamisel. Sel aastal toimus Utrja dessant 17–18 jaanuar. Startvõistlusele anti reede öösel kell 1:00 ja finiš oli ette nähtud laupäeval kell 15:00 Utrja mälestusmärgi juures, kuhu asetati pärast ka pidulikult pärjad ja palvust luges pastor Artur Põld. Ka on see aasta eriline võistkondade arvu poolest, kuna võistkondi registreerus lausa 26.
Alates 2014. aastast on Utre dessantüksitiga eelvõistlus Eesti võistkondadele Admiral Pitka luurevõistluseks.